Täna ma annan teile eriti hea grillinippi. Hakkame grillima lillkapsast, mis on teatud tingimustes veelgi parem kui liha. Juurde valmistame varajast kartulit grillituna, roomakapsast, grillitud ciabattat ja loomulikult plangulõhe. Hakkame küpsetama siis lillkapsast, see on super liha asi, see mõnikord veel parem kui lihagi. Maitsestame meie lillkapsa siis ohtra oliivõliga. Lisaks lisame siia chili explosionit ja paneme ka valget palsamit. Oliivõli peab panema päris palju, sest see imbub siia hästi sisse ja see annab ka mõnusat maitset ja hoiab selle välimuse ilusana. Lisaks lisame siia siis valget palsamikot. See on siis Bianca palsam, see on väga special asi. Lisaks chili explosionit, seda võib ka panna päris mõnuga, sest et see lillkapsas on nii suur ja see imbub ilusti sisse, see küpseb tund aega kokku ka maalaahjus ja saab väga mõnusa siukse hea maitse. Natukene lisame ka siia soola veel juurde, sest see on ikkagi niivõrd paks tükk. Nüüd keerame teistpidi, väike törtsakas siia soola peale, siis seda chillit ja näete, kui see oliivõliga on kokku tehtud, siis ta püsib siin selle lillkapsa küljes kõik see maitseaine palju paremini, sest muidu ta lihtsalt lendleksid pealt minema. Oliivõli nii-öelda nagu kleebib ta siia külge kinni. Nüüd paneme siia siis seda Biancat ja lisaks veel törtsukene oliivõli juurde. Ja täpselt sellisena ta meil grilli peale lähebki, et mitte millegiga muuga teda maitsestama ei pea. Ja ei pea ka kuidagi teda koorima. Koledamad oksad võib ära võtta või siit alt selle paksema juure otsa, aga üldiselt kõik need rohelised oksad kõik jäävad siia külge. Ja nüüd ta lähebki meil grilli peale täpselt sellisena. Meil on siin ühel pool on kiviplaat, teisel pool ei ole. Paneme ta alguses siia kiviplaadi kohale, et ta saaks soojenema hakata, vaikselt küpsema. Ja siis, kui ta on juba kuskil 45 minutit ahjus on, siis tõstame ta siia otse süte kohale, et saaks veel siukest viimast särtsu juurde. Nii, paneme kaane kinni, lõõri selliselt keskmiselt lahti kuskil, ma arvan isegi 150-200 kraadi on lillkapsale väga hea kuumus. Nii kaua, kui lillkapsas küpseb, maitsestame ära lõhe. Meil on olemas siin suur lõhefile. See on siis pöögipuust puuplangu peal. Pöögipuuplank on sellepärast hea, et ta on hästi tugev ja kõva ja ta küpsemisel ei lähe kõveraks. Ja selleks, et siis seda lõhet küpsetada, on meil siin kõrval teine grill ilusti hakkamas ja paneme siia peale, siis maitsestame loomulikult täna minu enda barbekuraabiga, mis on selline hea apelsini maitseline raab ja kerge siuke kihikene siia peale õrnalt ja siis laseme tal 5 minutit seista, et ta võib 10 minutit umbes, et ta saaks kergelt sisse tõmmata. Kui tahad kiiresti küpsetada, võib hästi õrnalt niimoodi käega teda ka patsutada, aga üldiselt väga niimoodi kõvasti hõõruda ei tohi, sest muidu ei jää ta ilus see lõikepind. Niimoodi kergelt peab see olema selle maitseainega koos. Lisaks plangulõhele me teeme ka väiksemaid lõhefilee medaljone ja just mõtlesin, et ostame väikse tüki lõhe, et saaks sellest ise medaljone lõigata ja tegelikult selliste liblikate medaljone lõikamine on väga lihtne. Äärest võib sellise luuse osa ära koorida ja mitte midagi muud ei ole vaja teha, kui võtad selle lõhefilee, allpool on nahk ja terav nuga ja lõikad ühelt poolt selle lõhefilee peaaegu lõpuni ja siis teise viilu päris lõpuni. Ja siis keerata niimoodi lahti ilusti medaljoniks. Ja nüüd siis paneme selle medaljoni siia puuplangu peale ja me võime teha siis niimoodi, et me tõstame ta otse siia plangu peale ja maitsestame ära ja siis küpsetame sellise väikese steigina nii-öelda. Ja maitsestuseks võib teha siis mida iganes, et siin on meil siis maitsestus nii-öelda selle minu barbekuraabiga, kuid siia võiks teha siis natuke midagi muud. Paneme näiteks niimoodi, et paneme kergelt head soola, see on siis hea meresool, mis läheb lõhega ja kalaga väga hästi alati kokku. Ja minu üks lemmikutest, lisaks minu enda raavile ja mustale piprale kindlasti on ka siis see chili explosion. Et see on kalaga super hea kooslus ja seda ma soovitan alati kõigil proovida. Muidugi võib ka sidrunit panna, me võime sidruniga nii teha, et me lõikame siit mõned siuksed head viilakad ja paneme nad siia küpsemise ajal nagu kõrvale. Aga selleks, et asi veelgi põnevam oleks, mul on siin just äsja otse Itaaliast toodud rosé balsamico. Paneme lõhele ka natukene seda, ma usun, ma ei ole seda kunagi varem teinud nii, aga ma olen täiesti kindel, et see on super hea kooslus.
ja see roosa värv selle lõhe roosaga läheb nii hästi kokku. See on kindlasti väga super kooslus. Selleks, et saaks kõht täis, paneme grillile ka kartulid ja viskame nad otse siia grilli peale ja paneme nad siia lillkapsaste ümber. Alguses, kuna praegu kartulid ei ole veel kuumad, nad on otse toatemperatuurilt võetud, siis ärme kohe neid süte kohale paneme, vaid paneme siia nii-öelda küpsetus selle kiviplaadi kohale. Nüüd ei ole siis muud, kui ootame, kuniks lillkapsas ja kartul saavad sellise poole küpsemise peale, siis viskame ahjuga lõhe ja läheme kõige muuga edasi ja varsti saab ka süüa. Nüüd on siis hea aeg hakata lõhet grillima ja nagu näete, see lõhepind on mõnusalt selle niiskuse siia peale võtnud. On kuskil 10-15 minutit siin saanud ilusti tõmmata ja ongi ta siin grilli peal, nii et tegelikult me paneme ta siis otse siia süte kohale ja tegelikult väga hea oleks just, kui me laseme sellel kaanel natuke aega lahti olla, et see puuplank hakkaks alt kergelt kärssama ja sellist suitsu tekitama. Nüüd siis Rooma kapsalehtedele paneme natukene head valget biancat, natukene oliivõli ja lisaks raputame siia peale ka kergelt soola, et ta saaks natukene sellist särtsu juurde. Nagu näha, on meil paras aeg kaan kinni panna ja korraks löökame lõõrid kinni, et üleliigne leek lämmatuks. Plank on alt ilusti hakanud kärssama ja nüüd teeme selle alt luugi lahti kuskil sentimeetri jagu ülevalt ka natukene. Teeme korraks kaana lahti, veendume, et kõik on ilus ja kena ja laseme tal siin ilusti niimoodi küpseda. See on meil kõik siin kenasti valmis. Paneme väikse killuga siia chillit juurde, siis on natuke särtsu ka. Ja sellele ciabattale me lisame siis basiiliku maitselist oliivõli mõlemale küljele, määrime ta ilusti kenasti kokku ja natukene ka musta pipart ja soola, et saaks sellist head maitsekust juurde. Soola võib ka panna peale küpsetamist, kuid ma usun, et võib ka natukene ennem panna, et siis on pärast lihtsam, siis on lõpupoole meil vähem asju teha. Mõlemale küljele siis pipart ja soola juurde. Nüüd on siis hea aeg panna ka need medaljonid grillile, sest medaljoni küpsetusaeg on natukene lühem kui sellel tervel fileel. Natuke hoiame siis kaant lahti jälle. Lisaks paneme grillile ka selle ciabatta. Ma alguses panen sellise kõrgema tasapinnaga, see on siis selline nii-öelda laienduse rest, et ta kergelt siin soeneks. Hea on see, et meie lõhe on ilusti kenasti valmis saanud ja see näeb super hea välja. Vaata siia. Sapagan, see on küll julm laks praegu. Ja tegelikult need medaljonid samamoodi, sest need läksid küll hiljem peale, aga need on natuke õhemad ja nende küpsemisaeg on veidikene lühem, nii et ka need on kenasti valmis. Ja nüüd siis laseme veel ciabattal natukene siin otse süte kohal kergelt veelgi seda krõmpsumat pealist pinda juurde ja lükkame ka need Rooma kapsalehed siia. Esimene läks peale ja viimast juba hakkad keerama ja ciabattale ka väike pruun jälg peale ja ongi hästi. Ja täpselt sellisena me serveerime ühe korraliku mõnusa õhtusöögi. Mõned rohelised kapsalehed veel siia. Need on siis Rooma kapsalehed, mis annavad sellist head värvi siia juurde. Natukene ka helves soola veel igale poole peale ja sellist kala ja lillkapsa kartuli paagnat tahaks igaüks endale koju saada. See lillkapsas on täpselt sama hea kui liha ja lõhe loomulikult maailma parim. Super, grillime iga ilmaga. Kamada tšõu! Ja nüüd valmistame tere rõõmuks ühe mõnusa smuuti ja smuuti sisse paneme täna vaarikaid kohe mõnuga. Lisaks mustikaid ja siia peale valame ei midagi muud kui head tere helluse keefirit. Paneme kogu selle keefiri alla, see on otse külmkapist võetud, siuke hea külm, siis tuleb see smuuti ka mõnus, siuke suvine külm. Nüüd paneme ta tööle ja laseme tal kuskil minut aega blenderdada. Ja nüüd lisame ka veidikene kaarahelbeid, et saaks see smuuti sellise mõnusama tekstuuri ja kaarahelbeid jätame meelega selliseks suurema tükiliseks seal sees, et ta oleks selline hea nii-öelda nagu hommikusöögi smuuti. Palju ei pea neid panema, ma arvan kuskil 80 sentiliitrit. Kaan peale ja veel kuskil paarkümmend sekundit ja ongi meie smuuti ideaalselt valmis. Ongi valmis ja muidugi magusa sõbrad võivad lisada siia smuutisse alati mett ennem blenderdamist, et see smuuti veelgi magusam oleks, kuid mina nii suur magusa sõber ei ole, jätsin mee lisamata. Ja nüüd valame ta siia klaasi sisse ja ongi meie hommikusöögi smuuti ideaalselt valmis. Mõnusalt selline mustikane, vaarikane, väga hea suutäis. Iga ilmaga. Tere!